Tervist ja tere kuulama saadet sarjast Investeerimisideede universum. See on sari, kus me räägime põletavatel teemadel, mis mõjutavad majandust, investeerimisotsuseid ja on sellised globaalselt huvitavad teemad. Tänavuse saate teema on demograafia, rahvastik. See mõjutab meid väga mitmes aspektis, see mõjutab majandus selles mõttes, et tööjõudu jääb vähemaks, teisest küljest jääb tarbijaid vähemaks ja kolmandaks, kui on inimeste hulk maakeral väike, siis on proportsionaalselt vähem lootust ka erinevaid geniaalseid ideid ja saavutusi toota, nii et demograafia on üks suurematest väljakutsetest üldse. Meil täna on stuudios traditsiooniliselt kaassaatejuht Hanno Lindpere KPMGst ja mina olen Hando Sinisalu ja külalisteks on meil demograaf, Eesti Demograafiakeskuse teadur Mark Korfelder, tere! Tere! Ja ettevõtja ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits, tervist! Tere! Võib-olla päevakajaline oleks alustada sellest, et meie saate salvestamisest paar päeva tagasi Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance pidas manitseva kõne Münchenis ja ühe suure etteheitena ta tõi selle, et Euroopa probleem number 1 või number 2 on demograafia või õigemini siis immigratsioon ehk et me oleme siia Euroopasse liiga palju kahtlasi inimesi sisse lubanud ja need tekitavad meile probleeme ja otse kui illustratsiooniks siis sellele Vance'i väitele samal päeval toimus ka üks intsident Münchenis, kus Afgaani päritolu inimene tappis paar sakslast ja hõikas selle peale Allahu Akbari, et see on see, millest Vance ilmselt siis natukene läbi lillede või vähem läbi lillede rääkis, et kas me oleme Euroopas siis tõesti oma selle immigratsiooniga nüüd täiesti valel teel? Nojah, ma eile huvi pärast lugesin selle J.D. Vance'i kõne läbi ka ja ta viitab selle Müncheni intsidendile seal tegelikult päris palju. Aga ega sealt kõnest muidugi väga palju sellist ratsionaalset iva minu jaoks küll välja ei tulnud, et ta oli huvitav retooriline kõne, öeldaksegi, et oli võimas retooriline kõne, võib-olla lugedes ta väga palju esile ei tule, aga et kui nüüd vaadata, ilmselt seda on võimalik interpreteerida siis kahte moodi. Et jah, tõesti meil on väga suur immigratsioon, et kui kas või seda UK datat öelda, siis näiteks Londonis on ainult 1/3 inimesi Londonis sündinud. Et tegelikult enamus on näiteks Londonis immigrandid, eks ole, et UK-s öeldakse, et kusagil aastal 2050 UK on nagu non-white, eks ole, niimoodi Goodhart ja sellised nagu väidavad. Teistpidi võiks öelda, et Shakespeare'i näidendites olid ka, eks ole, selles mõttes, et väga selgelt nagu immigrandid ja see ei ole midagi uut, eks ole, mis meil Euroopas on olnud, eks ole, et meil üle Vahemere on pidevalt see nagu käinud ja kus need probleemid ju alguse saavad, et probleemid saavad alguse 50. aastate Itaalias, kus see sündimus väga kiiresti nagu vähenes ja eks ole, milles on ju küsimus, et me ei ole sellele mingit nagu lahendust leidnud ja kui siin veel kord väga nii suurelt nagu teoritiseerida, eks ole, et me saime 500 aastaga religioonist lahti, 50 aastaga me oleme nagu perekonnast lahti saanud ja mida me siis nagu väga tahame, eks ole. Vaata, ma tegelikult selle immigratsiooni juurde, me nagu ütleme, millegipärast on see immigratsiooni kontekst alati negatiivne tänase päeva kõnepruugis, eks ole. Aga see ei pruugi ju niivis olla, sest ütleme Vance'iks ja millel ta vihjas, eks ole. Aga tegelikult Ameerika üles ehitatud on immigratsiooni peale. Et ütleme, et kuskil maal see ületab piirini, kui paljudes elunähtus on niivis, et tegelikult asi on hea ja kuni mingile piirini on ta halb, eks ole. Ja mis mind nagu ütleme selle immigratsiooni juttude juures ka Eesti kontekstis natukene häirib on see, et me toome esile immigratsiooni negatiivset pooli. Ega siis ütleme see intsident, mis oli Münchenis või ütleme sellised Rootsi gängide sõjad, eks ole. Need on lihtsalt selle asja nagu negatiivsed pooled, aga jõle tihti ei unustaks ära, et immigratsiooni nagu sellisest positiivsest poolest, see paneb ju tegelikult inimesed liikuma, eks ole. Inimeste liikumine on minu jaoks tänase majanduse üks, ütleme, alustalasid, eks ole. Et liigub ka kaasa halba kontingenti, aga liigub parasjagu siuksed geniaalsed inimesi. Ja kui seda ühe vitsaga lüüa nagu Eesti kontekstis, et immigratsioon on halb, eks ole, siis tegelikult jäävad need positiivsed viljad sellest nagu nähtusest nagu võtmata. Ja see, kui me räägime Müncheni intsidents, mis on tegelikult küll jama ja ta on nagu, ütleme, ilmselt ka väga ainult negatiivse varjundiga, aga ta on tegelikult üks intsident kogu meie elukondlikust.
Torontos lendas lennuk tagurpidi, eks ole, järjest on neid lennukiavariisid olnud. Keegi ei räägi sellest, et lendamine on halb, eks ole, et nüüd on neid õnnetusi siin ja seal, eks ole. Need on lihtsalt killukesed elust, mida on võimalik, ütleme, läbi ajakirjanduse tõstatada, eks ole, ja läbi meedia ja noh, muidugi ta vajabki kõlapinda, eks ole, aga seda ei saa, ütleme, taandada kogu nähtusele. No, loomulikult, et sellega võib nõus olla, aga noh, jällegi kui teooriat vaadata, et eks siin kõigil on omad nagu teooriad, aga kui meil Euroopas on madal sündimus, siis väide on see, et sa pead valima ühe kahest. Kui sul on madal sündimus, siis sa pead valima ühe kahest, et kas sa valid majandusliku kasvu või siis sa valid, eks ole, etnilise homogeensuse. Et sa pead, ja seda diskussiooni ei ole tegelikult olnud, eks ole, kui sa ütled, et sa valid immigratsiooni, eks ole, siis sa ütled, et sa valid majanduskasvu, eks ole, aga et kas inimeste käest seda küsiti ja see on nüüd see koht, et kus siis ütleme, et majanduskasv põrkub nagu selle reaalsusega või poliitilise reaalsusega, et osad inimesed näiteks nagu ütlevad, et aga võib-olla ma tahaks etnilist homogeensust. Mark? Just, et tihtilugu sellest räägitakse immigratsioonist kui sellisest relvast või lahendust siis sellele madalale sündimusele, sellise rahvastiku kahanemisele, seetõttu sellist võtavad töökohad üle ja siis hakkavad pensionit maksma meile kohalikele ja nii edasi. Aga me räägime immigratsioonist Lääne-Euroopas, siis viimastel aastakümnetel, siis fiskaalne seis on ikkagi selline, et see on olnud kahjulik sellele ühiskonnale või maksumaksjale, et see kontingent, kes tulevad ikkagi eesmärkidel, mis ei ole niivõrd võrdleva siis mingi Ameerika selliste alusepanijatele, kes siis tõesti hakkasid midagi üles ehitama, vaid nad on ikkagi väga suure skaalal ikkagi sellise toetuste pärast sinna tulnud. Ka teine ja kolmas põlvkond sellest elavad, ühesõnaga, et selline fiskaalne seis on ikkagi olnud negatiivne sellele Lääne-Euroopa heaoluriigile või et seda ikkagi ei ole nagu nii olnud, et pigem oleks olnud just nimelt siis asjakohane kohaneda selle madala sündimuse kuidagi teistmoodi, panna näiteks raha lasteaedadesse, ühesõnaga nad üritada seda sündimust tõsta, eks ole, mitte selle asemel, et siis kutsuda või siis tolereerida neid tuhandeid ja sadu tuhandeid inimesi, kes sinna juba on tulnud ja ei ole väga produktiivsed. Meil on näiteid tegelikult, see etniline homogeensus tegelikult on üks suur riik, kus see on omaette eesmärk, see on Jaapan, eks ole. Et Jaapan on etniliselt homogeenne riik ja immigratsiooni piiratakse seal väga tugevalt ja Jaapanil on väga suured mured, eks ole, majanduskasvuga seoses sotsiaalsüsteemiga ja nii edasi, aga nad on ikkagi valinud selle tee. No ma ei tea, kas nad nii väga valinud on, et siin Jaapani statistika või kes on nende juhtiv demograaf, et ütles, et viimane laps Jaapanis sünnib 700 aasta pärast ja 500 aasta pärast on kõik jaapanlased kannavad nime nagu Sato, eks ole, nii et ma ei tea ka, et kas see nüüd on päris see tee, mille nad valinud on endale aru saanud. Vaata see immigratsioonis, ütleme, kõigepealt üks asi, et kuidagi ei ole nagu suudetud, mis iganes tarku päid ja tarku ideid on kasutatud, seda sündimust Euroopas suurendada. Ja üks põhjus, miks seda sündimust ei suurenda, on just, ütleme, see majanduslik allakäik, eks ole, mis omakorda jälle võib tuleneda ka sellest, et meil on tegelikult nagu ei ole nagu sihuke vaba ressurss, ütleme, tööjõuturule tulekuks. Et selles mõttes on see nagu sihuke surnud ring, et see, et kui nüüd püüda nagu seda etnilist puhtust nagu säilitada läbi sündimus, eks ole, ta ei tule välja. Et millegi pärast, küsi inimesteks, miks nad siis ei sünnita siin Eestis, eks ole. Kuskil on üldse õnnestunud mingisuguste riiklike meetmetega iivet nagu märkimisväärselt kasvatada. Ma ei tea, Mark, kas on kuskil mõni maailma riik, kellel on see õnnestunud? Sündimus kasvatada ikkagi on õnnestunud küll, et selle kohta on omaette kirjandus olemas, aga ütleme, et see ongi siis selline efekt on, eks ole, siis mõõdukas, ühesõnaga, et see viib meid mingi 1,5 pealt, kui me räägime siis sünde naise kohta kuhugile 2,1 peal, eks ole, et see on selline marginaalsem teema ikkagi ja et ma arvan, et me ei saa nagu siis ka nüüd käed üles tõsta öelda, et midagi teha ei saa, eks ole, et kokkuvõttes on selle immigratsiooniga ka ju nii, et see on üksnes ka ajutine lahendus, et kokkuvõttes siis, kui see madal sündimus siis muutub domineerivaks üle kogu maailma, siis üks hetk lihtsalt ei ole ka neid immigrante kuskilt võtta, eks ole, niikuinii me peame kunagi hakkama siis lahendama seda madala sündimuse probleemi, ühesõnaga, et see ei ole siis selline lõplik lahendus. Ja ma tuleks su alguse argumendi juurde tagasi, et milleks meil immigratsiooni vaja on või milleks üldse inimesi vaja on, eks ole, et võiks öelda nagu sellepärast, et majandusteooria järgi rohkem inimesi tähendab rohkem jõukust. Et kui me jõuame kahaneva inimeste arvu peale, siis me tegelikult ütleme, et meie jõukus kahaneb. Et pikaajalised prognoosid ütlevad, et
et 300 aasta pärast on maakeral 2 miljardit, eks ole, võib nii minna, võib teistpidi minna, aga mida see tähendab, eks ole, inimesed mõtlevad, et väga hea, et meil on sama palju ressursse, ei. See tähendab, et me kõik muutume väga palju vaesemaks ja mis siis immigratsiooni probleem on, eks ole, tegelikult jah, et me võime nüüd tõesti öelda, et on immigratsiooni vaja. Ma ise nägin mingit intervjuud, et Malist tulnud nagu immigrandina, kes ütles, et miks ta Euroopasse tuli, et Euroopas on ikka kõik väga hästi, et näed, et Malis ma seal olin ja ma ei saanud ühtegi päeva nagu tööl käia. Koolis käia, vabandust, mitte tööl käia, vaid tööta sai käia, aga koolis käia. Et on ühtegi päeva nagu koolis käinud, et okei, loomulikult meil on lihtsamaid töid, mida see inimene saab teha. Aga kui me toome, et küsimus on ka selles, et kes siis nagu tulevad. Et kui ütleme, majandusteooria on see, et meil on rohkem ideid vaja, rohkem inimesi, et meil on paremat haridust vaja selleks, et sellises nagu väärtust luua, et loomulikult meil on ka lihtsamaid töid vaja, aga no tegelikult on immigratsiooni, kontrollitud immigratsiooni osas on ju ka teine äärmus olemas ja need on päris lahe riigid, eks ole, näiteks Dubai, Araabia Ühendemiraadid, kus sisuliselt see on selline nagu kaasaegne orjanduslik kord mõnes mõttes, et inimesed tuuakse Indiast ja Pakistanist ja Bangladeshist sinna tööle, neil on piiratud õigused. Nii kui nad jäävad haigeks või vanaks, siis nad saadetakse riigist välja, sotsiaalsüsteemile koormust ei ole ja see hoiab ka, kuna riigis on hästi madal kuritegevus, see on nagu üks põhjus, miks see nii on see, et iga väiksemagi rikkumise eest siis see võõrtööline saadetakse maalt välja, et see on tegelikult nagu ülihea võimalus hoida korda majas. Ja see on siis nagu tegelikult ju risti vastupidine lähenemine Euroopa poliitikale, kus on, ütleme, see on selline humanitaarne immigratsioon, kus võetakse vaestest riikidest, sõjakolletest inimesi, igasugused inimesi siia elama humanitaarselt kaalutustele, et see on nagu selle Dubai näitele nagu risti vastupidine lähenemine, et võib-olla me peaks ka võtma selle Dubai suuna ja tooma siia inimesi, kellel on hästi nagu piiratud tähtajaga elamisload ja keda võib iga hetk välja saata, kui nad meile koormaks osutuvad. Küsikski siis teadlase käest üle, et väidetavalt, et mina ka ei tea, aga öeldakse, et mis on head süsteemid. Et väidetavalt head süsteemid on kusagil Austraalias ja Kanadas. Et seal on mingi kontrollitud immigratsioon, mingi punktisüsteem. Et kus öeldakse, et eriti Kanada või et kus on siis suutnud säilitada, et ühtepidi võtta nagu immigrante, et nagu Austraalia süsteemi tead ja kõik sa kommenteerid, et kas on siis ka edukas, kas nemad on siis edukad selle immigratsiooni osas? Nemad on olnud, aga ütleme, ka viimase 10 aasta jooksul on ikkagi läinud märksa liberaalsemaks nende punktisüsteemide ja muusärasega, aga jah, nemad on olnud kindlasti sellised head näited, aga ütleme, et jah, et ütleme, kas on Euroopal võimalik seda korrata, et seda on võimalik teha siis Kanadal ja Austraalia, kuna nad ongi siis sellised geograafiliselt eraldatud ühesõnaga sellistest vaesematest riikidest, kus on siis sellised kriisid ühesõnaga, et Euroopal sellist eraldatust ei ole, ütleme, et see on siis saab olema ikkagi ka keerulisem ja ütleme, et see humanitaarne aspekt peab siis nagu taanduma päris selgelt ühesõnaga, et see humanitaarne nagu selline eesmärk ühesõnaga, et iga inimene, kes siis on põgenenud sõja eest, et ütleme, et siis sellega, et Euroopa nagu ei tule nagu toime ikkagi pikas plaanis. Aga vaata jällegi selle sõna immigratsioon juurde, et tegelikult ma asendaks selle ikkagi siukse positiivsega, on välistööjõud, on välistudengid, eks ole. Et need on ju tegelikult, mille pärast isegi riigid nagu pigem nagu võitlevad, eks ole. Et see immigratsioon, ütleme, olgu ta siit humanitaarne või lihtsalt põgenikud, eks ole, need on nagu selle asja hoopis teine külg, aga kui sa ütleme selle nii-öelda sõna nagu tähenduses lõikad ära ka selle välistööjõu, välistudengi nii-öelda poole, eks ole, et siis sa tegelikult kasutadki seda nagu negatiivset poolt ainult, et ma lihtsalt mõtlen seda, et see immigratsioon nagu sellise sõna nagu põgenike mõttes või humanitaarses mõttes peaks olema tõesti, ütleme, nii-öelda limiteeritud. Aga välistööjõud ja välistudeng, nendel peaks olema pigem, et tulge siia, eks ole, mitte niiviisi, et meil on 1000, kõik tahavad tulla, kuule, sa oled 1100, sa ei saa tulla, eks ole, muidugi tulla, eks. Sellest ju võitlevad praegu, ütleme, enamus Euroopa riike, et tööjõud oleks olemas, oleks tudengid, keda saad koolitada, keda siis, ütleme, lõpuks saab ka majanduses kasutada, võib-olla oma majanduses ja nendel asjal tuleb nagu vahet teha. Ja ma arvan, et välistööjõudu ja välistudengid kontrollida on päris nagu lihtne, sest nemad lähevad ikkagi läbi mingite eksamite, läbi mingite, ütleme dokumentide ja muude asjad, eks ole, aga ja kui me räägime ainult immigratsioonist, kui paadid Aafrikast Itaaliasse tulevad, siis muidugi me võimegi rääkida, et see ongi paha. Siin on ikkagi natukene see kultuurilise läheduse aspekt ka, et kui küsida, kus siin Euroopas
Economisti väitel kõige parem majandus eelmine aasta oli Hispaania. Noh, kui vaadata, et Hispaanias väidetavalt on ka päris palju immigrante ja kus nad siis nagu tulevad, et väga suur osa nendest tuleb loomulikult nagu Lõuna-Ameerikast, eks ole, kus sul on sama keel, noh ja mingid kultuurilised nagu sarnasused, et noh, kui sa nüüd võtad, et ikkagi küsimus on selles, et noh, et ega tegelikult ju reaalsuses me Euroopas ilma immigrantideta läbi ei saa. Noh, ma arvan, see küsimus on tegelikult nagu selles või välistööjõuda, ilma välistööjõuta läbi ei saa, et kes, kust ja millistel tingimustel. Noh, koloniaalriikidel on hea, selles mõttes vähemalt on keeleline sarnasus võtta Hispaanial, Prantsusmaal, Suurbritannial, eks ole. Eestil ju ei ole koloniaalsidemeid ja meil selles mõttes kultuuriliselt kõige lähedamad on ikkagi meie idanaabrid ja slaavlased laias mõttes. Ja tegelikult siin on ju teisipidi see oht, et kuigi kultuuriliselt oleks siia näiteks ukrainlastel, valgevenelastel, venelastel lihtsam integreeruda, siis see viib meie tasakaalu välja, et kui nende osakaal läheb liiga suureks, eks ole, et kultuuriliselt lähedased, kes see võiks olla, et kui me ütleme usust lähtume, siis ilmselt on muhamedlastel raskem kohaneda siin või meil on raskem nendega kohaneda, kuidas pidi vaadata. Slaavlastega on see jääda, et neid on isegi osakaalus mõttes liiga palju, eks ole, et ühel hetkel läheb ohtlikuks, et kes need on siis, kes ka meie kliimaga hästi kohaneks, et noh, kui vaadata nagu maailma kaardi peale, siis Põhja-Korea ja Hiina ja Mongoolia, kus on ka nagu talvel külm ja inimesed on harjunud kannatama viletsust ja kõvasti tööd tegema. No jah, et ma arvangi, et see on selline veel meeldiv, eks ole, praegu küll ei ole soe väljas, aga sooja kliima selline diskussioon, et meil ei ole häda midagi ja meil on midagi valida, aga mõned näited, et võtsin statistika lahti, et 10 aasta pärast on Jaapanis puudu 12 miljonit töötavat inimest, sajandi lõpuks on Lõuna-Koreas puudu kusagil 30-40 miljonit inimest, et Venemaal, eks ole, väidetavalt statistika järgi on 140 miljonit inimest, eks ole, arvatakse, et võib-olla 110, Egiptuses öeldakse, et on 110 statistika järgi ja arvatakse, on 140, et ma tean, et 30 miljoni vahe, et kõik 30 miljonit venelast on nagu Egiptuses järelikult, et selleks, et see asi nagu paika läheks, eks siis tegelikult kõik need meie, ja võtta näiteks Hiina, eks ole, et Hiina prognoosid on nüüd sellised, et üks prognoos ütleb, et sajandi lõpuks on 660 miljonit, praegu on 1,4 miljardit, eks ole, see on 660 miljonit ja kõige viimane prognoos ütleb, et 550 miljonit inimest sajandi lõpuks, eks ole, need on nii suured pumbad, eks ole. Et ainuke koht, kus reaalselt nagu uut värsket verd peale tuleb, on siis Aafrika ja vist mingil määral ka India ja Bangladesh, aga pigem Aafrika, jah. Mitte India, Bangladesh isegi, pigem nagu Pakistan, Afganistan, säärased riigid. Aga ütleme, Aafrika immigrantidega on meil Euroopas ei ole just jällegi kõige paremad kogemused, et kui nüüd mõelda selle peale, et ainuke koht, kust seda puuduvat tööjõudu asemele tuleks, oleks Kongo ja Etioopia, et ma ei tea, kas see on nagu meie, ütleme, ühiskonnale väga hea väljavaade. Ja ma lihtsalt öelden nagu remargi korras, et immigrant ei ole nagu minu jaoks nagu halva tähenduse sõna, et see on nagu neutraalne sõna, aga tõesti, et ega ei ole sellist väga selget kohta, kus siis võtta kultuuriliselt, keeleliselt lähedasi inimesi meil siin Eestis ühesõnaga, et seetõttu ma arvan, et jah, et me rännad, kui siis võtta kui võimalust ühesõnaga siis sellises lühikes või keskpikas perspektiivis nagu midagi siis kuidagi vastuseda selle rahvastiku vähenemisele, aga pikas plaanis on ikkagi vaja ka selle sünnimusega endaga tegeleda. Ja meil muidugi valitsus aitab kõvasti kaasa, et kui vaadata inflatsioon, et me oleme ise päris palju mõelnud, et praegu on juba väidetavalt näiteks Milanos on, me maksame rohkem kui, ma olen KPMG poole peal kui Milano kontor, noortele. Ja teed ka rohkem kui Hispaanias, eks ole, praegu see palgadiferents ei ole võib-olla veel nii suur, see on võib-olla mingi 500 euri kuus, et nad viisiksid siia tulla, seda talve siia kannatama, aga kui see palgadiferents, eks ole, jõuab sinna 1000 või 1500-ni, siis üks võimalus on see, et me tõmbame sealt selle Milano nagu tühjaks, eks ole, ma ei tea, kuhu siis, eks ole, et Itaaliasse need inimesed asemele tulevad, aga vaata, ma arvan, et need rahvastikuprognoosid või tööjõukäte puudus, ütleme, 100 perspektiivis, võtma sajandi lõpuks, see on, ütleme, kindlasti, ütleme, on seal omad argumendid, omad mudelid, oma algoritmid, eks ole, aga tegelikult me peame ikka arvestama ka sellega, et 100 aastat või 80 aastat on nii pikk aeg, et töö nagu olemus ju muutub oluliselt, kas või selle AI tulemusel, et kas meil neid töötajaid nii palju vajagi on. Ma ei räägi praegu Eestist, Eesti on tõesti minu arust nagu väga mudas, eks ole, et see on täiesti oma teema, et siia on vaja tuua inimesi, aga kui need, ütleme, suurriigid, ma mõtlen Jaapan, palju sa ütlesid, 100 miljonit inimest või töötajad puudu või 10 või palju seal oli. Et ega võib-olla neid ei ole tol hetkel vajagi.
sest ega ei saa ju niivis, et ütleme, et inimesi järjest tuleb juurde, eks ole, ja tööd tuleb ka selle tõttu juurde. Ma arvan, et inimkond peaks nagu, hakkab nagu vähenema niikuinii, sest see on ju minu arust nagu maailma kõige suurem probleem üldse, eks ole, et meil on liiga palju nagu inimesi, eks ole. Ja no jah, ei, ma nüüd selle mõttega lõpetasingi, et kas ikka need riigid ägavad, ütleme, sajandi vahetusel nii suure tööpuuduse all või tööjõupuuduse all? Kõigil on lootus selle tehnoloogia peale, et kuna see nüüd rahvastik vähenema hakkab, et viimased prognoosid ütlevadki, et 2050, ehk siis kõik meie, kes siin laua taga ümber laua istume, juba suure tõenäosusega näevad maailma rahvastiku kahanemist. Et sealt hakkab kahanema, aga tehnoloogiat on päris palju sellised anekdootlikke näiteid, et näiteks Jaapanis toodi need vanade kodudesse robotid ja mis selgus, eks ole, et lisaks vanadele inimestele siis pidid hooldajad hooldama ka roboteid, eks ole, tegelikult nende töökorvus nagu suurenes, et neil oli siis nagu kaks sellist aga vaata, kui võtta, kuidas nagu inimest on olemas, oli põllumajanduslik ühiskond, tööstusühiskond, eks ole, kus tegelikult inimene nagu füüsiliselt inimene tegi tööd, eks ole, nii. Nüüd me lähme nagu sinna AI ajastus ja siis ütleme, ei tee enam tööd ju inimesed, eks ole. Et see on nagu seda, ütleme, vabanevat ressurssi lõpuks ei ole kuskile panna. Sest ega praegu ma vaatan, et inimesed otsivad nii palju endale tööd ja see on ju see, mille pärast see osaliselt ka see bürokraatia lokkab, sest inimesed lihtsalt mõtlevad midagi välja, neil on vaja midagi teha. Ja siis nad mõtlevad reegli muudatuse reeglit ja siuksed asju. Ma arvan, et seda tööd tehakse praegu maailmas palju rohkem, kui tegelikult reaalselt seda vaja läks teha. Sellega võib nõustada, aga ütleme, et siis see tehnoloogia lahendaks osaliselt siis seda tööjõuprobleemi ja meil spekuleerida, kas siis kunagi või millal siis tehisaru jõuab nii, kui hakkab ise uusi ideesid genereerima, mis siis ka nagu majanduskasvu jaoks vaja. Aga ütleme, probleem on ikkagi see tarbijas ühesõnaga, et tarbimine on ka siis nendes rikaste riikides väga suur osa sellest majandusest ühesõnaga ja nii-öelda siis peale siis energia ja mingite IT tarkvara, eks ole, need tehisarud väga palju muud ei tarbi, et siin on ka selline nii-öelda probleem, kas või siis sellised riigi rahanduse mõttes, eks ole, et kus kohas meil siis suur osa sellest maksudest tuleb, on tööjõumaksud ühesõnaga, et siis see nagu eeldab täiesti sellist uut süsteemi. Tööjõumaksud ja tarbimismaksud, eks ole, et kui tarbimine väheneb, siis ju iseenesest majandus ei kasva ja kui tarbijaid juurde ei tule, sest tõepoolest ega robot ju ilmselt, ma ei tea, mis te arvate, kas robot hakkab kunagi tarbima ka või? Roboteid üritatakse maksustada, et mingit kütust võib-olla võtab, eks. Paned tööjõumaksud peale, eks ole. Automaks on robotimaks. Aga ilmselt robot ei lähe Ülemiste keskusesse endale uusi pükse ostma, eks ole, et seda tõenäoliselt ei tee, et selleks on ikka nagu inimest vaja. Tead, ära ole milleski maailmas nii kindel, eks ole. See roboti eesmärk ongi see, et tal on väiksem kulu, eks ole, et kui me hakkame talle välja mõtlema mingit lisakulust, siis kas selle nii-öelda efektiivsus ju kahaneb läbi selle. Aga see tarbimise vähenemine või tarbijate hulga vähenemine, et tõepoolest, et see on nüüd küsimus, et ühest küljest meil on häda, eks ju, ületarbimisega ja selle kõige prügi ja sellega, mis tekib ja siin on ringmajandus on üks näide ja mõned on ka soovitanud, et üldse ideaalne oleks see, kui inimesed tarbikski nagu väga kalleid asju, eks ole, et sõna otseses mõttes käsitöö tooteid, et näiteks selle asemel, et osta mingi massiliselt robotite valmistatud riideid, ma ostangi rätsepa tehtud ülikonna ja omakorda see ülikonna riie on ka veel mingisugust talunike poolt oma lammaste ja villaste tehtud. Keskvaanne mudel, eks ole, mis sa tahad nüüd 500 aastat tagasi viia. Jah, aga see on väga kõrge lisandväärtus on seal, eks ole, seal on äärmiselt kõrge. Ega ideaalis see nii ongi, nii peakski olema ja õnneks on nagu meessugu suhteliselt nagu konservatiivne selles suhtes, aga kuidagi nagu see, ütleme, siukeste, eriti naisterahvast, aga ka teatud tüüp meesterahvast, see emotsioon erinevaid nii-öelda asju omada, erinevaid nii-öelda outfit endale selga panna, et see on niivõrd nagu kinnistunud, et sellest nagu sellepärast, vaata, ju võideldakse kiirmoe vastu, eks ole, et see on ju tegelikult see suhteliselt nagu saatanast asi, et sa ostadki nagu neid kehvasid asju, et saada vahetada iga päev asju aga kuidagi nagu ei tule tagasi, eks ole, et kui ma vaatan oma nagu tutvusringkond, eks ole, järjest rohkem on neid, ütleme, mitte halvas mõttes naisterahvad, aga ka meesterahvad, kes tegelikult tahavadki iga päev tulla nagu erinevas riietuses, et paljudes maailma asjades põrkuvad kokku ikka ratsionaalne, eks ole, ja siis ütleme see emotsionaalne pool, eks ole.
ja mida nii-öelda sihuke demokraatlikum on ühiskond, seda rohkem on ikkagi seda sihukest ebaratsionaalset nii-öelda toimimist, et millele ei saa nagu sihukest ratsionaalset piiri peale panna. No vahepeal räägiti tõsimeeli ju sellest, et sotsiaalmeedia arenguga koos on need avatarid, eks ole, et ma saan teha endast avatari ja siis ma ostangi talle virtuaalseid riideid. Ehk et kui mul on vaja nii-öelda uhkustada seal Instagramis, et siis ma ostan virtuaalsed riided enda avatarile ja maksan sellest reaalset raha ja tegelikult ma ei peagi siis neid Zara või Temu riideid ostma ja neid pärast ära viskama, vaid ma kasutangi neid digitaalseid tooteid ja see on osa majandusest. Ja miks mitte jah, et paljud inimesed identifitseerivadki ennast, ütleme, läbi nagu sotsiaalmeedia, ütleme. Ja, aga see utoopia nagu väga reaalsuseks ei saanud, et sellest küll räägiti, aga ma ei ole väga kohanud seda, ma ei ole ka ise ühtegi virtuaalset riiet endale ostnud muidugi, aga võib-olla kuskil selline maailm eksisteerib, aga kui tulla nüüd natukene sellisesse tänasesse päeva ja Eesti tasandile tagasi, et mis meid siis sellises lähema, ütleme 15-20 aasta või ühe põlvkonna perspektiivi sees ootab, et kui vaadata nagu rahvastiku arvu, rahvastiku koosseisu ja tegelikult ka geograafilist paiknemist, et meil ütleme selline üldmulje, vähemalt praegu meediat lugedes on selline, et trendid on need, et rahvastik väheneb, laste sündimus on langenud alla 10 000 aastas, mis on selline mingil määral maagiline piir ja rahvastik vananeb ja inimesed kolivad maapiirkondadest eelkõige Tallinnasse, aga natuke ka Tartusse, et meil on ütleme selline üldine trend, et Mark, kui palju see nüüd see mulje siis tegelikkusele vastab? Läheme paari aastakümne jooksul, ma arvan, et rahvaarv Eesti tasandil on võrdlemisi stabiilne, ennekõike läbi selle, et meil on siis tõesti omajagu sisserännet, mis sellist negatiivset iivet, ehk siis sünnide ja surmade vahet siis kompenseerib. Nii vanuskoostise tasemel siis see tähendab seda, et meil ikkagi rahvastik vananeb ühesõnaga, eriti kui me räägime siis põlisrahvastikust, et siis nii-öelda jah, et siis 60+ osakaal rahvastikust tõuseb, 20 ja alla selle siis väheneb. Ja siis kui me räägime sellisest geograafilisest vaatest, siis tõepoolest ma arvan, et pigem nii, et see nii-öelda rahvaarv pigem tõesti muutub kontsentreeritumaks ikkagi Harjumaa ja Tartumaa suunas, aga mitte niivõrd läbi rände, vaid läbi selle, et siis sellised vanemad põlvkonnad, kes siis veel suuremal määral elavad siis suurtest keskustest eemal, et nemad siis sealt surevad ära. Ja kui me vaatame nooremaid põlvkondi, et siis seal on nagu pigem selline üsna neutraalne see, et selline suur rändelaine, mis pärast 91 aastat nagu algas ühesõnaga, et see on nagu pigem ikkagi nagu läbi saamas, et ja pigem võib-olla isegi öelda kohati, et ka sellist vastu trendi on näha, osaka läbi selle, et siis Tallinnas on väga kõrged kinnisvarahinnad, mis tõttu siis omamine on muutunud probleemiks. Kui iibekordajaid veel vaadata, siis viimane statistika ütleb, et Eesti on 1,4, Läti 1,3, Leedu 1,2, et see ikkagi ütleb väga selgelt, et me nagu kahaneme, et küsimus on jah, kui kiiresti ja ega see diskussioon on ikkagi minu arvates jätkuvalt vales kohas. Et me mõtleme nagu selle peale, et mida me saame teha, aga diskussioon peaks olema ikka selles suunas, et kuidas kohaneda. Et me peame leppima sellega, et teha ei anna midagi. Tegelikult jah, et see rong on juba läinud, eks ole, see tegemise rong on nagu läinud, et seal tagasi, loomulikult jah, et sa teed mingeid meetmeid, ütleme, et lükkad 1,4 pealt 1,5 peale või mida sa ütlesid 1,5, 1,6 peale, aga see, et jõuda 2,1 peale, see on täiesti ebarealistlik. See ei tule kuidagi välja. Ütleme, et see on iibekord, et see on sündimuskorda ja ütleme, et see on selline väga levinud möödik, eks ole, aga ütleme, et seal on ka teatud probleemid, et kui me nüüd vaatame nii-öelda põlvkondi, kes on jõudnud oma siis sellise lapsesaamise lõppu, siis see ei ole, keskmine laste arv ei ole siis 1,4, vaid on 1,9, eks ole, eestlastel on veel suurem isegi, et see päris nagu sellest 21, mis on selline taastootmise tase, eks ole, kui siis ilma rändeta suudab rahvastik ennast taastoota, et me ei ole nagu sellest tegelikult ikkagi väga kaugel, eks ole, aga tõesti siis viimase 3 aasta väga tugev langus nagu näitab pigem, et ka sellist langus ka sellise nii-öelda lõpetatud sündimise mõttes, et jällegi sellise nii-öelda lapsesaamise lõpus oleva keskmise laste arvu järgi pigem on praegu langemas ja mitte tõusmas. Aga ütleme, et see tegemine versus kohanemine, et ma ütleks, et need on jällegi mingid üksteist välistavad teemad, eks ole, et kohaneme kindlasti, eks ole, kas või siis sellise nii-öelda pensioni ja
tõstmisega, eks ole, see on nagu üks viis, kuidas sellega kohaneda. Noh, palju neid viisi veel on, eks ole, et võib-olla väga ei ole, et ma arvan, et kindlasti me saame öelda kokkuvõttes, et me ei ole nagu selleks valmis ühiskonnana, et meie maksusüsteem ja sotsiaalsüsteem ei ole valmis selleks just nimelt siis nagu vanus koostes ja muutuseks ühesõnaga, mis meil siis järgnevate aastakümnetega ees seisab, et kui meil siis eelmine aasta oli sündis alla 10 000 lapse, kui me siis võtame nüüd 2 või 3 aastakümnet edasi, kui nemad siis hakkavad tööturule nagu siis sisenema ja peavad hakkama siis ülal pidama läbi oma maksude siis endast 2 korda suuremaid põlvkondi, et see on selge, et see ei pea vastu need praegused süsteemid ja ma arvan, et kui me siis räägime jällegi sisserändest või sellist asendusrändest, siis kui me nüüd räägime siis 10 000 pealt 20 000 peale minemisest, et see ränne maht on nagu nii suur, ütleme, et siis nagu sellise kultuurilise vaate pealt siis ka sellist rahvusriiklik vaade kuidagi ka peab ikkagi väga tugevalt nagu taanduma, et me sellega hakkama saaksime. See on päris hirmus pilt ju. Aga see ei ole üldsegist nagu ütleme karmaga õiglane nii-öelda hinnang asjale, et me tegelikult peame oma rahvuskultuurilisi nii-öelda ootusi natuke alla tooma, eks ole. Sest tegelikult on ikkagist nii, et miks üks põhjus, miks naised ei sünnita tänasel päeval või ütleme perekonnad ei saa järgi, on tegelikult see majanduslik ebaturvalisus. Ja see on ju kinni väga palju majanduses, eks ole. Ja ma ütlen, et nagu ma alguses siin rääkisime, tegelikult on majandus ikkagist, üks hoov on ikkagist inimeste arv, mis sisse tuleb. Kui me seda nagu piirame, siis me tegelikult ei saa kunagi sellest asjast läbi. Ja mul arvastan ütelda seda, et laulupidu on tore asi, aga kui meil on majandus hea läbi sisserände, me saame ju veel suuremaid laulupidusid. Nii et need asjad ei sega üksteist, eks ole, aga et jälle taandada kõik ainult sellest, et äkki me kardame õudselt seda, et kuskilt keegi tuleb ja võtab meie eesti keele ära, eks ole, või teeb minu, ütleme, naabrist mitte eesti perekonna, eks ole. Et see võib-olla on liiga nagu suur. Väike rahvusel, meil on ajalugu, et meil on võib-olla see hirm nagu alateadlikult olemas, aga see on ka reaktsionaalne. Ma natukene siin täiendaks ka vahele, et üks kindlasti põhjus on majandus, aga uskuda Tvenget, eks ole, keda võib ikkagi päris palju uskuda tema selline inimeste uurija, see andmebaasid on 40 miljonit inimest, mida ta siis kasutab, et see on ilmselt üks maailma kõige tõsisemaid või ütleme faktoloogilisi üldse dataset. Tema siis väidab, et mis toimunud on, et tehnoloogia muudab meid individualistlikumaks ja see individualism, eks ole, töötab perekonna vastu. Ja siis järgmine küsimus on siis loomulikult see, eks ole, et kas see on tehnoloogiline põhjus või tehnoloogia, me oleme kogu aeg tahtnud olla individualistlikud, tehnoloogia võimaldab meil olla individualistlik, et perekond on meile tegelikult kogu aeg olnud peale surutud. Ja kui nalja siin vahepeal teha, eks ole, meil lapsi ei ole ja õpetajad lähevad ka vanaks, et see on nagu win-win, eks ole. Meil õpetajad lähevad pensionile ja lapli ka ei ole, eks ole, väga hea ju, probleem lahendatud. Aga siin majanduses on selline termin nagu grey economy, eks ole, nagu hõbejuusteliste majandus või kuidas seda eesti keeles võiks nimetada, et tegelikult peaks ju ka kohanema, sest kui meie rahvastikustruktuur on selline, et vanamealiste osakaal muudkui kasvab, siis need teenused, mida nad tarbivad, samuti nende selline hedonism, eks ole, seda Economistis oli just hiljuti üks päris hea artikkel selle kohta, kuidas 60-aastased tarbivad kokaiini ja saavad suguhaigusi, sest nad on hedonistlikud, eks ole, et nad ei ole nagu ei taha vanaks saada, et mõnes mõttes on ka ju võimalus, et võib-olla on võimalik nagu sellele suurele hulgale vanematele inimestele mingid väga ägedaid tooteid ja teenuseid välja töötada ja selle läbi nagu kohaneda siis. Nojah, aga nende maksudega see mind ikkagi aitaks ole, me võime siis kujutada ette, et Eesti siis loob mingi teenus, mida ta ka eksportama ühesõnaga, et tõesti, aga et pikas plaanis see ei ole ikkagi lahendus, ütleme, et nüüd, kui me räägime sellest madalusündmise põhjustest, et ma ei ole nagu ka päris nõus, et majandus ise on nagu see probleem, et ütleme, et üks asi, kui me räägime Eestist, aga kui me räägime nagu ka siis Põhjamaades, ka seal siis viimased 15 aastat on sündimus langenud ühesõnaga, ilma et siis vähemasti Rootsi või Norra kontekstis ei ole seal mingisugust majanduslangust olnud. Aga kui küsida, et mis mudel siis tegelikult töötab, et meil on Iisraeli mudel, et ja alustada veel kord sealt, et tegelikult me oleme nagu post-family nagu ühiskonnas, perekonna järgses ühiskonnas, eks me peame siis lahti mõtestama, mis uus ühiskond on ja ainus koht, kus see võib-olla maailmas töötab, on Iisrael. Iisraelis see töötab ka sellepärast, et mida uurijad ütlevad, et vanavanemate suur roll, eks ole, ja vanavanemana sul on ka valik, eks ole, kas sa tegeled lastelastega, ütleme, et
laste kasvatamine on ikka väga karm nagu töö, eks ole, kui me sinnani jõuame. Minu nagu nägemus sellest ongi see, et miks meil oli religiooni ja ütleme, et sellised pereväärtused sellised vaja, et pakkuda sulle mingit lohutust selle kogu raskuse eest, eks ole, kui me nüüd selle ära võtame ja sulle jääb ainult raskus ja sul mingit lohutust ei ole, eks ole, riik tuleb asemele, et okei, ma kompenseerin seda nagu rahaga, aga sa ei kompenseeri seda raskust tegelikult nagu rahaga, et seda pakkuski sellist lohutust, pakkus religioon ja perekond, siis oledki väga raskes kohas ja ainus koht Iisrael on ka muidugi väga selline eriline, eks ole, et koht, et neil on väga selline eksistentsiaalne probleem. No Iisraeli puhul on ka see teema, et tegelikult kui Eesti, ütleme, eestlase definitsioon, eks ole, et kui üritada nagu defineerida, et kes siis on eestlane, et siis see käib ikka väga paljuski keele kaudu, et meil on ju, me oleme ühiskonnana omaks võtnud mitte Eesti rahvusest inimesi, kes oskavad hästi eesti keelt ja nad on nagu absoluutselt aktsepteeritud kui eestlased. Et see mitmel pool nii ei ole, Iisraelis on ju ka tegelikult keele küsimus ei ole üldse peamine, et seal on väga palju neid, kes ei oska, ei räägi heebrea keelt, näiteks endisest Nõukogude Liidust sisse elanud Tel Avivis, sa kuuled tänavatel igal pool vene keelt päris palju. Meie Eestis ütleksime, need on venelased, tegelikult nad on, eks ole, juudid ja see nii-öelda, kes on oma, kes on võõras defineerimine käib hopski millegi muu kaudu, et see on, nende puhul on, eks ole, siis päritolu või geneetika ja usk, eks ole, meie puhul on selleks keel. Et võib-olla ka siin on nagu üks koht, et kui me räägime immigratsioonist, et eesti keel on nagu väga kõrge barjäär, et see maailma üks raskemaid keeli, mida selgeks õppida, eks ole. Et äkki annab siin midagi teha või lihtsustada eesti keele reegleid või... Teda ei ole vähe nagu vaja, selles mõttes, et ta nii väikses keskkonnas töötab, isegi Skandinaavia keeled, eks ole, suht sarnased, õpid selle rootsi keele ära, võid lõdvalt minna Norrasse Taanisse, eks ole, suhtlema. Et on olemas ju näited ka Okeaaniast näiteks, kus on need pidžin keeled, mis on lihtsustatud inglise keel, et kus ongi nagu nii-öelda üks siga on piig ja 2 siga on piig ja 3 siga on piig, eks ole, lihtsalt nagu äärmuslik näide, et on ülilihtsaks tehtud keel nagu nii-öelda lasteaia tasemele. Et meil ilmselt selle mõttega nagu väga suurt populaarsust ei võidaks, et eks eesti keelt lihtsamaks, et pigem on see keele puhtus on nagu väga suur väärtus meie jaoks. Jah, vaata selle keelega on niiviisi, et ütleme, et jälle ma ei taha nüüd teha nagu üldistust, eks ole, aga lihtsalt vaadates oma, ütleme siin nii-öelda laste sihukeste teenageri sugune või vanuses, et nende nagu sihukest suhtlusringkonda, nende arusaamist eesti keelest kui õppeainest, eks ole. See on niivõrd raske neile, eks ole, kuidagi moodi. Ja mul on see mõte, et me räägime küll tänasest generatsioonist, mina eestlane, eks ole, teie eestlased ja võib-olla veel järgmine korraks sihukest praegused 40-aastased, eks. Aga kui me taandame ennast nagu 15 aastat tasemel, et kas nende nagu see põhikeel on tuleviks üldse eesti keel? Sest ma vaatan praegu juba, ütleme, 15-aastased eestlased, eks ole, auto tagaistmel, kui ma pean oma nii-öelda last ja sõbrannast, paganud pool aega räägivad inglise keeles. See läheb tegelikult üle, see võib-olla läheb üle. See teatud vanuses on et nad ei räägivad ainult inglise keeles, aga see nagu teatud küpsusega nagu läheb mööda, Aga kui nad tunnis ei taha seda eesti keele nii-öelda keerulisust õppida, eks ole, miks ma seda õpin, kui ma saan palju lihtsamate sõnadega üksteisega suhelda, et siis võib-olla ütlem mingil hetkel, kui sul see teema läheb, see inglise keele teema üle, et sul ei olegi seda korrektset eesti keelt täna. Siin me läheme demograafiliselt üsna kaugele, eks ole, aga et võib-olla see Iisraeli ja Eesti siis paralleel on nagu hea, et ütleme, et Iisrael on selline ainukene rikas riik, kus siis sündimus on üle taastetaseme, päris tublisti üle taastetaseme. Kui öelda nagu 2 märksõna, et miks nii on, ma ütleks, et see on nagu vanavanemad ise, vaid see on just nimelt selline nii-öelda selline mentaliteet või selline kultuuriline baas ühesõnaga, kus on oluline just nimelt selline rahvuslik ja religioosne selline päritolu ja selline edasikanne. Just nimelt kas siis edasikanne sellises väga keerulistes geopoliitilistes oludes, nagu Iisrael seal tegutseb ühesõnaga, et ma arvan, et kui me siis nüüd mõtleme siis nagu oma peale, et siis jah, et äkki siis selline nii-öelda julgeolekumure peaks just nimelt siis sündmust tõstma, kui meil on just nimelt olemas selline nagu soov, et meie kui eestlased ikkagi säilime, meie oma rahvusriiki säilitame, et aga tõesti ma olen nagu nõus, et võib-olla siin kui me vaatame selliseid väärtusuuringuid, siis mida noorem põlvkond, seda väiksem on soov näiteks siis Eesti riigi eest siis sõdida, eks ole, et see on nagu olemas,
et see individualism, mida siis enne mainiti, et see on just nimelt ka meil siis ikkagi domineerimas ja vastupidi selline kollektiivväärtustamine on nagu on taandumas. No iseenesest see, et rasketel aegadel nii-öelda, kui on suured väljakutsed, soovitakse lapsi saada või rahvastik kasvab, et seda on ju näha tegelikult praegu ka Aafrikas, et tegelikult see sündide arv ühe perekonna või naise kohta on otseses seoses selle riigi vaesusega, et mida vaesem riik, seda suuremad perekonnad. Ja teisipidi siis, mida rikkamaks riigid lähevad, seda vähem sünnib lapsi, et see tegelikult on ju vist väga üksühene seos. Siin on ikka nii, tuleb ka sisse võtta, mis on selle, ütleme, rahva nagu ootus või selle inimese ootus, eks ole. Eestlase ootus, ütleme, sellisest normaalsest nii-öelda elutasemest on nii kõrgele juba aetud, eks ole. Et siin selline tase, nagu oli võib-olla siin, ütleme, nõukogude ajal, eks ole, enam ei kõlba kellelegi, eks ole. Siis juba lähevad rist, ütleme, noorte suhted, ühed on jõukamad, ühed mitte jõukamad. Ja siis, ütleme, ongi võib-olla selle perekonna mõte, et miks ma seda last sünnitan siia, eks ole, kui ta tegelikult, nii-öelda ma ei suuda tal tagada inimväärset elu, mille tase Eestis on juba päris kõrgele aetud, eks ole. Aafrikas kindlasti ei ole, ma arvan, et nemad ei mõtlegi selle peale. No see on ikkagi see individualismi teema paljuski. Meil on ikkagi investeerimissaade ka, et me natukene peaksime Guidoga siin, et seda ka arutama, pisut nagu majandusteemasid, et ikkagi, et kui elanikkond vananeb, et kuidas siis sellest ikkagi kasu lõigata. Et siin aasta aega tagasi tegime selle meditsiinisaate ja siis ma just ütlesin ka, et tollel hetkel ma ostsin selle iShares'i agingu ja nüüd ma vaatasin ka üle, et see on mul 20% üleval, eks ole, et rahvastik kahaneb, eks ole, aga kuidas me siis selle pealt, eks ole, natukene ahnuse peale kapelleerida, eks ole, et äkki saab selle pealt ikkagi nagu raha teenida. No, Ülemiste keskus on siin laienenud iga teatud ajaperioodi tagant, et te nagu näete seda või olete seda usku, et tarbimine kasvab, ostjate arv kasvab, et kui sa nüüd neid rahvastikuprognoose vaatad, et kas seal on, ütleme, sinuga kaupmehe jaoks on ka mingid murekohti, et äkki jääb ostjaid vähemaks või? No vaata, üks asi on see, et ega siis, ütleme, lähi 10-20 aasta jooksul ei juhtu Tallinna või selle rahvuste arvuga mitte midagi. Ja ütleme, nüüd see on täitsa nii-öelda Ülemiste keskus spetsiifiline, eks ole, aga me oleme siiski turul nii domineerivad, eks ole, et kui inimesed kuskilt hakkavad ära kukkuma, ma arvan, nad hakkavad kuskilt mujalt kukkuma. Ja see, et me nüüd, ütleme, räägime siin, ütleme, oma järgmist laiendusest, sõna on küll laienduse peal, eks ole, aga tegelikult me räägime hoopis muust kui kaubanduse juurdepanekust. Et ma arvan, et kui rääkida puhtalt kaubandusest või kaubanduskinnisvarast, eks ole, et mille jaoks on küll eraldi, ütleme, konverentsitel teemadel arutamiseks, eks ole, aga ma arvan, et see ei sunniks meid nüüd küll laiendama, eks ole. Me võib-olla oleme siuksed natukene ka siuksed egoistlikumad ja mõtlen selle üle, et Eestis võikski olla või Tallinnas üks kaubanduskeskus Ülemiste, teeme ta nii suureks kui saab, eks ole, teistel pole kohta nagu, eks ole. Et eks ta see on ka, et võtame kõik, mis võtta annab turult ja natuke võtta veel on, eks ole. Aga lihtsalt sellepärast, et nüüd laiendada sellepärast, et nagu kunagi tehti, kui turg oli tühi veel, eks ole, et turg on nagu tühi, inimesi tuleb juurde, eestlane muutub jõukamaks, et me sellepärast nagu ennetavalt investeerime kaubanduskinnisvaras, et seda mõttelaadi, ma arvan, ei ole ei minul ega ühelgi, ütleme, kaubandustegelasel praegu. Nojah, et kui siit edasi minna, et kus see suur probleem ikkagi meil on, et meil puuduvad sellise kahaneva rahvastiku majandusmudelid, et kui mingi näide tuua, et arvatakse, et siin teadlasid tsiteerides, et on kaks võimalust, kas see on inflatsiooniline või deflatsiooniline. Et kõige lihtsam näide on, et see, et inimesed jäävad vanemaks, võtavad säästud kasutusele, mis peaks tekitama inflatsiooni, teisalt jällegi, et inimesed, eks ole, eluega pikeneb, sa peaksid rohkem kokku hoidma, et rohkem säästma, eks ole, mis jällegi tekitab sääste. Praegu tundub, et selline inflatsioonipartei nagu võidab, et tänased tendentsid on nagu inflatsioonilised ja kui see tekib inflatsiooniline mehhanism, eks ole, siis on jällegi väga paljud investeerimisotsused. Tundub, et kinnisvara on hea, teisalt jällegi, kui see ütleb, et rahvastik kahaneb, võib-olla Tallinnas midagi ei juhtu. Et kui meil 300 aasta pärast on jällegi 2 miljardit inimest nagu tagasi, et kas siis nagu maasse investeerimine on hea, kui sa tahad nii väga pika perspektiiviga nagu pere või seda teha, et see on väga palju küsimusi ja see kõik hakkab ikkagi sellest pihta, et tegelikult me ei tea, me peame kogu oma ühiskonna korralduse maksustamise ilmselt nagu ümber mõtlema. Sellega keegi veel tegeleda ei taha, küsimus on jah selles, et kas see nüüd lähima 50 aasta jooksul juhtub või me paneme rõõmsalt nagu edasi. Vist demograafiliste prognooside juures on alati ka nagu see X-faktor hästi oluline, et olgu selleks sõda või pandeemia või midagi muud sellist, et tegelikult
noh, kas või lähiajaloost mingi viimase 100 aasta ajaloost, eks ole, need maailmasõjad, et neid ei olnud ju ükski demograaf ilmselt ei prognoosinud ette, et vahepeal mingisugune 50 miljonit inimest sõjas surma saab, eks ole. Ma siin ütleks vahele, et noh, tegelikult seda ikkagi, noh, kui mina noor olin, et siis ikkagi väga palju sellest demograafiast räägiti ja seda, no kui sa nüüd vaatad venelaste, noh, 2 maailmasõda, siis tegelikult venelased ja sakslased liikusid sama demograafilise dünaamikaga ülesse. Ja noh, tollel hetkel, kui sa võtad teise maailmasõja loogika, noh, millest räägiti, oli Lebensraum ja Drang nach Osten, eks ole, kõik need asjad, et noh, see olid ikka väga konkreetsed asjad, mis tekkisid sellepärast, et Saksamaal, eks ole, ta oli 19. sajandi alguses 25 miljonit inimest, ta jõudis, eks ole, et noh, sinna sellise sama koha peale kusagile 80 miljoni inimese nii esimese maailmasõja alguses ja ta on püsinud seal. Nii et noh, väga selgelt, eks ole, et väga paljud sõjad on ka ikkagi demograafilise põhjusega. Vaata, ega sõda ei ole ju praegu nagu siuke, noh, nii-öelda pääsede, ütleme, sest ikka imelik mõelda nagu, et kui palju nagu sõjad nagu inimkonda nagu vähendasid nagu teise maailmasõja ajal, eks ole. Ja põhimõtteliselt me räägime, ütleme juba praegu 300 või 3 aastast Ukraina sõda, eks ole. Venelast ei ole veel miljonitki kaotanud, ütleme noh, nii-öelda ametliku statistika. Et tegelikult sõda ei ole nagu võitlus inimeste vahel, vaid tehnoloogia, ütleme sõja nii-öelda tehnika vahel. Ja see nagu sellesse demograafiasse puutub ikka väga vähe, ütleme. Ta on pikk, ta on kurnav, eks ole, inimesed surevad, inimesed kolivad ja kõik need muud asjad, aga see, et me lihtsalt kaotame 50 miljonit nagu noh, või mis suurusjärk see teist maailmasõja. See on üllatav, et see esimene maailmasõda, noh, see ei mõjutanud väga palju, teine maailmasõda, see väga palju ei mõjutanud ja noh, Venemaal on ikkagi tegelikult see 140 miljonit, noh, tsaari ajal oli vist 120 miljonit, sõltub, kuidas sa loed. No sul on 2 maailmasõda nagu üle käinud ja noh, rahvaarv on sama, et noh, mis on kõige suuremini üllatav minu jaoks ongi see, et Venemaal jätkuvalt on nii palju inimesi. Aga mis siis see X-faktor võiks olla demograafia seisuga, et kui me nagu puhtalt projitseerime praeguseid sündimuse kordajaid tulevikku, siis see vist ei ole ka päris õige meetod, et siin on hästi palju muid, mis need peamised muud tegurid on, mis seda mõjutavad? Eks see prognoos tehakse siis sündimuse, suremuse, sisserände ja väljarände pealt, eks ole, et siis sa saad neid 4 protsessi eeldusi siis omavahel varieerida ja kokku panna, et see on see, mis siis tehakse nende prognoosidega. No X-faktorid, ma arvan, et see viimane pandeemia nagu Eesti pikaajalist rahvastiku arengut ei mõjutanud üldse, et ütleme, et see ikkagi on selline teise maailmasõja tüüpi šokk ikkagi ja või siis noh, ka meie puhul siis ka sellele järgnenud suur sisserändelaine ühesõnaga ida poolt, et need on need 2 suurt asja, mis siis võiksid nagu välja tuua, et kui nendele Ukraina peale mõelda siis ka, et Ukraina pikaajaline demograafiline lugu saab olema ikka väga nukker ikkagi, et meil on juba enne sõda oli väga madal sündimus, madalam kui Eestis, väga selline ebasoodus vanuskoostis, eks ole, et jällegi rohkem vanu kui noori. Ja nüüd siis see sõda ise ja läbi selle nii-öelda väljaränne ühesõnaga, et me räägime ikkagi Ukraina rahvaarvu kahanemisest selle sajandi keskpäevaks parem mingi 2 korda, eks ole, et see on nagu täiesti selline realistlik ja see on siis ka sellise väga ebasoodsa vanuskoostisega, siis nagu tuleviku väljavaade on ka negatiivne selgelt. Aga vaata, ma ikka nüüd ütleme, see oli õige märkus, et me räägime rohkem nagu demograafiast, eks ole, mitte majandusest, eks ole. Et ja ikka, kui minu käest praegu küsida, noh, ma ütleme see, et me mõtestame ringi oma majandusmudeli, ütleme, arvestades nii-öelda vananevat rahvastikku, eks ole. Ma ei oska siin kaasa rääkida, mul ei ole nagu endal nagu selle mõtteviisi nagu noh, soont, eks ole, ja pole mõtlenud ja kas seda on üldse võimalik. Aga ma ütlen, et Eesti ikkagist väljapääs on minu arust ikkagi selgelt, ütleme, nii-öelda avatum olemine just selles suhtes, et me suudame siia tuua nii töötajad, nii ütleme tudengeid, eks ole, ka lihttööjõudu mingil määral, eks ole, ka investeeringud, eks ole. Ja see peab olema ikkagi see, et me peame nagu sotsiaaldemokraatide mõtteviisi nii-öelda, nemad on minu arust praegu, ütleme, noh, vähemalt mulle on öeldud, ütleme, valitsuses ikkagi pidurid number 1, eks ole, kes mõtlevad seda, et tegelikult me peaksime seda kvoote hoidma, eks ole, ja mitte seda lihtsustama. Ma arvan, et kui me räägime reformi nii-öelda tipuga, siis nemad on ammu juba aru saanud, eks ole, et see, mille nimel praegu võideldakse maailmas, on talendid ja talendid tõstavad majandust üles ja siis tuleb investeerimiskliima, siis tulevad siia välisinvesteeringud ja siis hakkab see ratas jälle nii-öelda jooksma. No, et kui nagu siit edasi mõelda, et noh, et toome need saksa mõistnikud nagu tagasi ja noh, see ei ole päris nagu uitmõte tegelikult enne Covidit, et noh, mis oli minu jaoks üllatav, et
ma siin sõidan päris palju Tallinna ja Pärnu vahet ja siis tollel hetkel, ütleme seal 19 ja 20 oli ikkagi väga palju Saksa numbrimärgiga autosid. Ja võib-olla, et kui Saksamaal on see olukord selline, nagu ta on, eks ole, siis väga paljud inimesed, kes on samas kliimas, on tegelikult nõus ka siia poole tulema, aga tulles nüüd majanduse juurde tagasi, et siis mis on see risk, eks ole, või kui küsida, et kui sa midagi ei tee või eks ole, et oma ka need investeeringuid ümber ei vaata, et kas me näiteks aktsiaturgudel tulevad sama head tootlused, kõik panevad teisena teise ja kolmandasse sambasse, et seda diskussiooni minu jaoks üldse ei ole, eks ole, et kõik me eeldame, et kõik 10-20 aastat paneb samamoodi edasi, aga kui meil kogu see mudel muutub, eks ole, kõik teavad ja räägitakse, et jah, meil ei ole tööjõudu ja seda, aga meil on tegelikult vaja neid pikaajalisi mudeleid ja see on ka minu jaoks üllatav, et miks keegi sellega ei tegele. Ma saan aru, et miks ei tegele, sellepärast, et me ajaloos pretsedent puutub. Ainus asi, mille peale ma ise suutsin mõelda, oli must katk, mis musta katkuga tegelikult majanduses juhtus oli see, et sealt tekkiski tegelikult see Ida- ja Lääne-Euroopa vahe. Et Lääne-Euroopas väga palju inimesi suri ära, eks ole, see lükkas tööjõu hinna üles ja see kaotas ära ka tegelikult seal päris orjuse. Et meil olid väga suured tegelikult ühiskonda kujundavad efektid sellel asjal. Aga mis see täna võiks olla, ei tea. Üks asi on, et rahvastik väheneb väga kiiresti, eks ole, väga ootamatult, aga teine asi on ikkagi see vanuskoostus ühesõnaga, et see on ainulaadne, erakordne maailma ajaloos ühesõnaga, et selles mõttes meil ei ole head mudelit, kuidas me seda mõtestada ühesõnaga, et just nimelt see teine ja kolmas pensionisammas või üürikorterid, eks ole, et see kõik ju põhineb eelduselt, kus tulevikus on olemas hulk tarbijaid, isegi äkki veel suurem hulk tarbijaid ühesõnaga, kes siis seda varale meie tootlust annavad ühesõnaga. Kui see siis langeb ära, et siis ütleme, väga raske on ka sellist mitte riigipensioni mõttes siis sellist tulevikku kindlustada endale, kui sellised varade hinnad on langemas siis süsteemselt läbi selle, et rahvastik kahaneb. Kas ajaloos on olnud mingid pikki perioode, kus varade hinnad on langenud? Me jätame mingid üksikud börsikrahhid kõrvale, aga iseenesest on ju nii sellest ajast, kui üldse mingit statistikat on peetud, on ju need ikkagi see kogu aeg graafik on üles näinud. Jaapan on üks koht, kus oli väga stagnantne tegelikult 20 aastat, et kus läksid üles, et Jaapanit tuuakse selliseks näiteks, kus varade hinnad ei ole üldse kasvanud. Aga see on demograafiast tingitud? Osaliselt kindlasti jah, eks ole, see nõudlus ongi ära kukkunud, eks ole, sisuliselt palju rahvaarv kahaneb juba, sisuliselt nad läksidki vanemaks, ja ma ei mäleta, mis aastas see oli, kui nad hakkas kahanema. Vaata, varade hind on, ütleme, me võime seda suures piires võtta, eks ole, aga ega see on ju näha, tegelikult varade hinnad ju kukuvad, võtame Eesti, eks ole, et regioonis ju kukuvad varade hinnad, võtame kinnisvara hinnad, eks ole, need ju kukuvad, sellepärast lihtsalt inimesed lähevad minema, eks ole. Ja ma arvan, et ega Eesti ka, et kui ta jookseb rahvast tühjaks, eks ole, ka siin ju varade hinnad kukuvad, eks ole. Et selles mõttes ei ole, ütleme, see küll nüüd ütleme, kivisse raiutud, et kõik, mis on täna maksab 100, et selge see, et sellest tasemest alla ei kuku või ta nulliks ei muutu. Ta võib muutuda muidu, kui Eesti muutub, ütleme, 50 aasta pärast. Kui siis küsida, et okei, eks ole, sa investeerid siis sinna, kus inimesi juurde tuleb, et see on siis 2 kohta, eks ole, prognooside järgi on USA, ilmselt USA's see kas ta nüüd nii kiiresti ülesse läheb, viimased sellised pessimistid ütlevad, et see aktsiaturg nii kiiresti ei kasva, aga inimeste arv seal jätkuvalt kasvab. Et ilmselt USA's see võiks kuigivõrd investeerida. Teine koht on Aafrika, seda on pikalt räägitud, et kohe kusagile Aafrikasse investeerida. Ma ise ka nüüd jupp aega otsisin, vaatasin, et kas on võimalik Aafrikasse investeerida. Keegi leiab, et andke mulle ka teada, aga see on ikkagi sellise tavainvestori jaoks väga keeruline. Sa pead olema ikka väga selline challenge itele orienteeritud ja riskivõtja, aga ma arvan, et sa võid ka sealt võita väga palju. Kas mitte eelmine aasta ei olnud maailma kõige kiiremini kasvav aktsiaturg Pakistanis? Argentiina minu teada ja Argentiina oli ikka Milei, eks ole. Aga kliimast me ei ole jõudnud rääkida nüüd. Aga kliimaga on niiviisi, et vaata, see on ju üks eestlase või Eesti riigi siuke võib-olla ta on siuke natuke vallatu mõtteviis, eks ole, või sinine unistus, eks ole, et see kliimamuutus, ütleme, Lõuna-Euroopas, eks ole, et ta muutub mingil ajal selliseks, et tegelikult Eesti muutub suvituspiirkonnaks, eks ole, mis on ju iseenesest hea. Praegu on tõesti nii, et ega meil ju mitte midagi pakkuda ei kliima mõistes ei ole, et kui võtta Põhja-Soome, siin oled lahedalt suusatama, eks ole, siis sa oled lõunasse päikest võtma ja me olemegi sellises ei kellegi maal, eks ole. Aga seda ju vahepeal räägid sellest päris palju, eks ole, ooda 20 aastat, eks ole, te kõrbete seal ära suvel ja siis te tulete Hispaanias siia, ütleme, suvitama.
ega see on juba reaalne, noh, et mul on siin Hispaanias korter aastast 2010 vist ostsin, no mul on 15 aastat ja nüüd mitte see aasta kevad, aga eelmise aasta kevadel tulid esimest korda veepiirangud. No, et sellest mõttes, et öeldi, et öösel võetakse vesi ära, noh ma nüüd seal nii palju ei ole, et ma kontrollisin, ma kuidagi öösel duši all nagu tavaliselt ei käi, et mul õnnestus seda kontrollida, aga basseini täis ei lastud. Aga see on just niiviisi, et noh, praegu on niiviisi, igaüks nagu räägib oma personaalsest kogemusest ja seda võib jällegi nii-öelda suureks puhuda või mitte suureks puhuda. Aga noh, seda olukorda veel ei ole ju, kus näiteks ütleme massiliselt müüakse, noh ütleme Lõuna-Euroopas nii-öelda turismireise, ütleme Eesti spaadesse, eks ole. Ja mingid nagu kinnisvara arengud ju selle suunaga ei ole nagu noh, ütleme Türgi arenes vahest meeletu kiirus ja siis inimesed hakkasid sõitma, nüüd on kogu see ütleme nii-öelda Antalaia piir on ju täis ehitatud hotell, eks. Seda ju Eestis veel ei ole. Montenegro on praegu. No täpselt, eks ole. Aga mingi hetk võib olla see, kus terve Põhja-Eesti pannakski betooni täis. Kostadel laulas ma. Siin on võib-olla see probleem, et ütleme, et see päikeseenergia areng ka lihtsustab igasuguste konditsioneerida ja vee siis nii-öelda desalineerimine, mis ta on siis soola väljavõtmine ühesõnaga, et seda tehnoloogiat ka nagu nagu lihtsustab ühesõnaga, ma ei tea, kas see nagu nii selge on, et meil siis selline uus Costa del Sol kunagi siin põhjarannikul tuleb. No, aga seda stsenaariumi, et ühel hetkel on elu nii-öelda Vahemerest lõuna pool välja kannatamatult kuum, et ei olegi võimalik, ütleme seal Malis ja Etioopias ja Süürias enam elada. Ja siis ei olegi inimestel nagu muud valikud, kui nad nii-öelda elu eest peavad põgenema põhja poole. Et iseenesest seda stsenaariumi siin mõned kliimaaktivistid on üsna jõuliselt ju levitanud. Mina seda väga ei usu, et ütleme, kui räägime Aafrikas, siis nad tulevad siit Aafrikast Euroopa poole mitte läbi selle, et kliima on muutumas või midagi säärastud, ikkagi läbi selle, et rahvastikuplahvatus on toimunud ja toimumas ja seetõttu see rahvaarv lihtsalt kasvab nii kiiresti ja lihtsalt ei ole nagu siis võimalik nendele juurde tulevale põlvkonnale siis pakkuda tööd ja eluaset ja muud särast ühesõnaga, et see on nagu see põhjus, miks nad tulevad. See on juba täna niimoodi, selles mõttes, et tegelikult ju neid nii-öelda noori inimesi, kellel ei ole mitte midagi teha, on ju praegu sadades miljonites Aafrikas, kellest põhimõtteliselt sõna otseses mõttes igavlevad, neil ei ole mitte midagi teha. Et see on juba täna, et miks nad siis täna ei valiga? Kui niipidi küsida, et meil olekski Aafrika jaoks ikkagi vaja sellist Marshalli plaani, millega keegi ei taha tegeleda, et käib ikkagi selline, Hiina ekspluateeris, keegi teine ekspluateerib, aga kui küsida, et kõige rohkem tegelikult põllumajandusmaad on nagu Aafrikas. Kui nüüd sa reaalselt vaatad, et Aafrika on ikkagi nii suur, et ma just eile lugesin kusagilt, et kui sa vaatad seda põllumajandust maa pinda, et tegelikult seal saaks inimesi rakendada, et kõik ennast ära toita, aga et me ei ole suutnud Aafrikas tekitada sellist toimivat majandusmudelit, eks ole, et eks seal on väga palju nagu põhjuseid ja võib-olla seal ei õnnestugi seda teha, kui sa vaatad geograafiad ütlevad, et kui sul jõed voolavad, eks ole, idast läände, eks ole, sul ei ole Mississippi moodi või sellist asja, et Aafrikal on ikkagi ka väga keerukas nagu geograafia, et on nagu raske seda jõukust, eks ole, teesid teha või eks ole, raudteesid teha või eks ole, ühendusteid, Mina nagu Aafrika säravast tulevikku kindlasti ei usu, et ma arvan, et see Marshalli plaan ei ole ka hea paralleel, ütleme, et see oli ikka siis sõjast puruks lastud nii-öelda Euroopa taas ülesehitamine, aga nii-öelda Aafrika puhul me räägime siis nagu siis tööstusriigi mõttes nagu nullist ülesehitamist ühesõnaga, mis ei ole nagu ikkagi on nagu tuntavalt keerulisem ülesanne kui sellise nii-öelda taas ülesehitamine. Aafrika puhul eriti näiteks kui vaadata kas või seda, mis toimub Kongos täna, et Aafrika üks suuremaid riike, siis see geograafia seal mängib nii palju rolli, et see kodusõda, mis toimub seal Kongo idaosas, et see on pealinnast nii kaugel ja seal pole ka teid ja põhimõtteliselt see nagu on põhimõtteliselt teine maailm täiesti, et see riikide suurus ja nende ülesehitust nagu sellist riiki on nagu Kongo-sugust riiki, kui ta jääks sama suureks edasi, ongi põhimõtteliselt võimatu hallata, et seal nagu ainuke asi on haldusreform. Et kui siia investeerimise juurde nagu tagasi tulla, et mul ikka investorina selline huvi, et teed seal nagu võimalusi on, eks ole, et Aafrikas, aga kuidas neid võimalusi kasutada, et tavaliselt ikkagi väga suur osa majanduskasvust on seotud inimeste arvuga, et see genereerib ideesid, jõukus on ikkagi tegelikult puhtalt seotud inimeste arvuga. Mitte puhtalt, see on võib-olla vale väljend, aga väga palju näiteks täna Hiinasse investeerida, kus ikkagi väga selgelt rahvaarv nagu kahaneb. Ilmselt investorina pole mõtet, et Aafrikat võiks vaadata, et kuidas see demograafia seal kujuneb, aga jällegi, et see majandusmudel seal
kui tegelikult küsida, eks ole, et kuhu oleks mõistlik raha paigutada, siis mõistlik oleks raha paigutada kogu rikastel riikidel või rikastel üldiselt, suure tõenäosusega Aafrikasse. No praegu sa väidad seda, et majanduskasv on üks-ühele seotud rahvastiku kasvuga. Ei, ta ei ole üks-ühele, aga see on ikkagi väga, ta on ikkagi, kui vaadata neid faktoreid, et miks me tegelikult demograafiat arutama, tule alguse juurde tagasi, et demograafia on ikkagi väga selgelt fakt. Näiteks majanduse data või majanduskasv on ikkagi sotsiaalteadus, mina peaksin ikkagi demograafia paneks kusagile sinna sotsiaalteaduse ja füüsika vahele, eks ole, paigutaks ta, et see on ikka väga selgelt nagu füüsiline protsess. Et meil on siin teatud sotsiaalsed aspektid, aga demograafia iseenesest on väga nagu füüsiline protsess. Aga kas majandusmudelite muutus, et me leiaksime kasvu ka kahaneva rahvastikuga riikides kuidagi niimoodi, et see lisandväärtus või see majanduskasv tekiks ka siis, kui rahvastik väheneb. Ma ei tea, kas efektiivistamise kaudu või nii-öelda selles väärtusahelas kõrgemale liikumise kaudu, et on ju, ma ei tea, väga rikkaid, väga väikseid riike, ma ei tea, Katar ja Luksemburg, Singapur. Ütleme, et need kõik näited on väga nagu erilised ikkagi, et ütleme, kui me nüüd mõtleme Eesti peale, kas me siis suudame seda Luksemburgi siis jäljendada või Singapuri, et ma arvan, et ei suuda, et ma olen nagu nõus, et eks ole, mis siin toodi välja, et see rahvastik ikkagi on väga oluline osa sellest nii-öelda, kui me vaatame neid majanduse makromudeleid, eks ole, siis ikkagi eeldus on, et vähemasti see rahvaarv nagu on siis nii-öelda stabiilne, mitte ta ei lange, et majandusteaduses ka praegused hetkel nad tõepoolest teevad need oma makromudeleid ümber, et just nimelt siis kuidagi kohandada läbi selle, et rahvastik on langemas. Ja ütleme, et siis selline tulemus on ikkagi see, et me räägime sellisest nii-öelda kahanevast elukvaliteedist ühesõnaga, et see ei ole nagu selline, et me väheneme, aga samas me siis tuleb selline nii-öelda küllusajastu, et ma arvan, et seda nagu ei tule. Kestlik kahanemine või mis selle nimi on? See on abstraktne, see kestlik kahanemine tähendab, kahanemine on õige, eks ole, kahanemine tähendabki, et su jõukusteed kahaneb, elukvaliteet kahaneb. Just, ja kestlik kahanemine on ka nagu vastuolu termites, et kahanemine ei saa olla kestlik ühesõnaga, et see lõppkokkuvõttes me jõuame nulli ja siis läbi see siis ongi nagu läbi. Viimane laps Jaapanis 700 aasta pärast, jah. Just. Aga Jaapan on, ma arvan, et hea näide, et ühesõnaga, et viimased 30 aastakümmet on olnud, eks ole, selline börsihinnad on olnud üsna samal tasemel, eks ole, SKT kasv on olnud üsna nullilähedane, eks ole, nad teevad seda aeg-ajalt kiiremaks läbi seda, et nad pumpavad nii-öelda laenuraha juurde majandusse, eks ole. See on võimalik, kuna siis enamus laenurahast, mis siis Jaapani riik välja annab, ostavad ära omad kodanikud ühesõnaga, aga ma ei tea, kui jätkusuutlik kellegi selline mudel nagu on, et ma arvan, et üks kord ikkagi peaks nagu selline tõsine selline nagu kriis ka sinna Jaapanisse jõudma, et praegu me Jaapanis veel kriisi nagu ei näe. Nagu Jaapan on nagu mingil määral selline tulevikumudel, siis Jaapan tegelikult ei ole proovinud seda teed, et avada maa oma nii-öelda innustada immigratsiooni, et Jaapan on ikkagi väga, väga suletud olnud kuni siiamaani välja. Et võib-olla, ma ei tea, ma ei ole kursis, kas Jaapanis on nagu tõsiselt ühiskonna tasemel arutatud seda, et peaks immigratsiooni väidetavalt, ega ei tea ka, aga kui vähemalt selliseid allikaid lugeda, siis natukene seal ikkagi lastakse, aga probleem on jah selles, neil on samasugune probleem nagu meil, aga eks ole, truudus kuubis või ma ei tea, 4.-5. astmel. Kui me ütleme, et 10 aasta pärast on 10 miljonit inimest puudu, eks ole, kus need nagu tulevad. Okei, sa ütled, et Koreast, eks ole, Koreas on samamoodi 10 miljonit inimest puudu, ma ei tea, et Hiina, eks ole, et okei, see on samamoodi. Et Filipiinidel on tegelikult see sündimuskordaja madal, eks ole, et need asjad, mis meile tundub Indoneesias näiteks on see 2,1, et meile tundub vist, kui ma mälu mind ei peta, et väga kõrge, et kogu see Aasias on sisuliselt sündimuskordaja juba alla nagu selle taastetaseme, et ainus koht, kus ta siis on, et on väga vähesed riigid, kus rahvastik kasvab. Et Jaapanis on üritatud küll, et näiteks nad vahepeal tõid sisse siis mingil ajal Ladina-Ameerikasse välja rännanud jaapanlasi, mitte väga edukalt, eks ole, et jällegi see nii-öelda kultuuriline nii-öelda side oli olnud üsna nõrk nende paari põlvkonnaga jäänud. Ja praegu nad ka ikkagi nagu toovad juurde, aga ütleme, et see Guido jutt ka ennist, et väga lihtne on öelda, et meil on vaja talent, eks ole, aga probleem ongi nagu sellest, kus kohast need talente nagu leida, et talente tahavad Rootsi ja Luksemburg ja Singapur ühesõnaga. Täpselt Ukraina, eks ole, ikkagi see vana asi, et varsti oleme me kõik jällegi Venemaal mõisavalitsejad, eks ole, lihtsalt seal pakutakse nii palju raha, eks ole, et sul on suur Bagatali Niva ja Strana, eks ole, küsimus on selles, et kõik need vanad ärimudelid ju toimuvad, et kui ühel hetkel me see sõda läbi saab, et Ukrainas on 20 miljonit inimest puudu,
kaudu, eks ole, et noh, Venemaa kahaneb, eks ole, seal on ressursse noh, nagu nii palju, et vähe pole, eks ole. Ja siis sulle keegi ütleb, eks ole, et davai, 1 miljon netos ja hüppa peale, noh. Aga kui realistlik see on, et ikkagi eluiga ja tervelt elatud aastad lähitulevikus pikenevad niivõrd, et me saame kujutades nagu natuke võib-olla fantastika valdkondaga, kujutame ette, et meil on 120-aastased inimesed, kes on töövõimelised. Et kas see on nagu mingi asi, mis on täielik fantastika või? Jah, ma rääkisin tuttava geneetikuga, nüüd ma olen selle sõna ära unustanud, aga ma rõõmsalt rääkisin talle telomeeridest, ütles, et see on nagu teaduse juba nagu eilne päev, et ta mainis mulle mingi teise sõna ja ütles, et tegelikult ikkagi see 120 eluaasta teema on täiesti fantastika. Et tänane teadus, et see on nagu raku taseme, see täpne teaduslik termin, ma olen selle ära unustanud, aga ütleme, et need muutused toimuvad raku tasemel ja kõik need jutud, et neil 120 aastast, et see on ikkagi pensionipettus, eks ole, enamusel juhtudel. Et ka viimase 2 aasta jooksul tõesti on see eeldatav eluiga siis kasvanud päris kiirelt, aga ütleme, meil on ikkagi juba märke, et siin paljudes riikides, rikastes riikides on see nagu stagneerunud, et USA, Saksamaa, Ühendkuningriik. Ma arvan, et see ei ole nagu realistlik, et ta kasvab väga kiiresti edasi ühesõnaga, või vähemasti samas tempos ja ma arvan, et see tervise aspekt sinna juurde, et kui me vaatame seda reaalset praktikat ühesõnaga, et siis ikkagi ju suuresti ju kasvab see eluiga sellise ebatervelt elatud hirmsate kuludega kasvab see, et inimesi hoitakse 5 aastat kauem elus raskete haiguste, kiuste, väga suurte kuludega sotsiaalsüsteemile. Kui me räägime kohanemisest, ma arvan, et pigem on siis realistlik see, et meil on eutanaasia tunduvalt laiem kasutamine, mitte üksnes läbi selle, et mul on mingi surmav haigus ühesõnaga ja ma väga teadlikult otsustan ühesõnaga oma elu ära lõpetada enne, kui läheb keeruliseks ühesõnaga, vaid ikkagi ka läbi selle, et lihtsalt selline surve on olemas siis perekonna poolt, kui perekonna olemas on ühesõnaga, et ma arvan, et pigem on nagu see tulevik. Ma leidsin selle sõnaga üles, et see on methylation on ta inglise keeles, eesti keeles vist metülatsioon, aga ma see Wikipedia artiklit ei olegi, ma ei teagi, mis see täpselt nagu on, aga ütleme, et see on rakusisene protsess, mida sul ikkagi väga lihtsalt ei õnnestu nagu muuta. Sõbrad, aga meil on nagu ainult negatiivsed stsenaariumid, et ma katsun summeerida kõike need halbu uudised, mis me siin kuulnud oleme, et ühesõnaga rahvastik kahaneb vältimatult praegu, see tähendab seda, et investeerimine on väga pikas perspektiivis kaheldav tegevus, kuna üldiselt majandus ei saa kasvada, kui rahvastik ei kasva, siis me jõudsime järeldusele, et talente siia meelitada väga raske, kuna kõik teised tahavad ka talente ja konkurents on suur, siis oli meil veel paar halba uudist, et ühiskond ei ole valmis immigratsiooniks, ja rahvastikupüramiid või ütleme vanuseline koosseis on selline, mis paneb meeletu surve sotsiaalsüsteemile, mis ilmselt ei ole jätkusuutlik. Aga kas lõpuks kellelgi mõni hea lahendus või vähemalt idee ka on, et kuidas moodi me sellega kõigega toime tuleme? Ega lahendus ongi see, et tuleb nagu kohaneda ja peab seda diskussiooni tegema, et kui vaadata investeerimise poolt, eks ole jällegi, et pealkirja juurde tagasi tulles, et investeerida ilmselt saab, et need vanad inimesed ikkagi nende tarbimisharjumused ja eks ole, et kas või prillid või midagi taolist, et ma ise ostsin hiljuti, need maksid terve varanduse, eks ole, nii et kui vaadata, et mida siis vanemad inimesed nagu tarbivad, eks ole, seal kindlasti tasub, et lihtsalt, et muutuvad reeglid, eks ole, et mingid asjad lähevad üles, mingid tulevad alla, et kindlasti saab, aga häid uudiseid on tõesti see, et kui on teistpidi nagu inimesi vähem, et see ütleme, et võib-olla selline rat race ja ütleme, et stress ja surve ressurssidele ka nagu väheneb, eks ole, nii et küsimus on jah selles, et kuidas me... Hea uudis planeedile siis, nagu ma aru saan, et võib-olla kliima, et meil ei olegi vaja meretuuleparki, et ootame Marsile minna. Ootame veel natuke, siis on surve planeedile väheneb nii palju, et meil võime ka põlevkivi põletada, et sealt elektrit saada. Jah, ma ei tea, kas on nagu head uudist, kui säärast, et mis on väga selgelt olemas, et ma arvan, et see kohanemise jutt on muidugi õige ja aga et pikas plaanis on ikkagi vaja seda sündimuse probleem kuidagi lahendada ja see on muidugi omaette teema, kuidas seda teha, aga ütleme, võib-olla just nimelt selline heaolu langus ja sotsiaalriigi selline kokkukukkumine võib olla üks selline põhjus, mis jällegi annab
inimestele motivatsiooni rohkem lapsi saada, et see no, ajalooliselt traditsioonilises ühiskonnas, kus ei olnud, eks ole, sotsiaalsüsteemi, siis oli ju puhtalt see asi üles ehitatud sellele, et vanavanemad hoidsid lapselapsi ja siis olid suured pered, kes kandsid oma vanade eest hoolt, eks ole, et see oli see nii-öelda sotsiaalsüsteem perekonna keskne või kogukonna keskne, mis tugines sellele, et on suured perekonnad ja suured kogukonnad. Ja nii-öelda jätkusuutlik võimas perekond oli see, keda oli palju, et need, kes olid nii-öelda üksikud, need ei olnud edukad ühiskonnas, et kui, ma ei tea, spekuleerida, kui praegu sotsiaalsüsteem kokku kukub, öeldakse, et enam pensioni ei saa, et ainuke võimalus on kolige lastelaste juurde, et las nad peavad teid üleval. Et kui selline šokk juhtub, siis see võib-olla innustaks jällegi, Me muudame, see on tegelikult hea mõte, et me muudame väga palju majanduslikke stiimuleid, eks ole, selles mõttes see siis muudab, eks ole, kui täna laste kasvatamine on kallis, eks ole, võtta selline klassik lihtne majandusteooria, väga palju muid asju ka. Jah, et kui paradigmat muuta, et laste kasvatamisest, et see on täna kallis ja tüütu ja tülikas, eks ole, paljude jaoks. Aga see tuleks nagu ümber pöörata, et parim investeering on palju lapsi, on ju, et see paradigma muutus oleks vahel. Jah, et mitte see, et see on kallis, vaid et see on nagu kahjulik, et kui sa oled, kõik muu on võrdne, eks ole, siis lapse saamine või järgmist lapse saamine on sulle nagu kahjulik, eks ole, et kui tõesti seda nii-öelda motivatsiooni muuta läbi selle, et siis tõepoolest siis heaolu väheneb, see võiks olla nagu üks viis, kuidas see siis nagu muutub. Teine viis on võib-olla see, et siis selline mingi darwinistlik selline efekt tekib, eks ole, et lapsi saavad need, kes siis tahavad lapsi saada, kelle lapsi meeldivad, niimoodi annavad oma geenid ja oma uskumused siis edasi oma lastele, kes siis omakorda saavad rohkem lapsi, et võib-olla siis see on mingi selline surevad välja ja täpselt. Jah, et selline genofondis ühesõnaga tekib selline nihe nagu sellise pronatalistlikuma vaate poole siis nii-öelda. Kui me J.D. Vance'i juurde tagasi tuleme, et ma panin ka selle pildi, et ta lennukist tuli oma 3 lapsega välja, eks ole, ja see muskil on see laps, et kui vaadata, mida see Ameerika... Muskil on 13 vist, ma saan aru, nüüd viimaste andmete järgi veel üks naine tunnistas, et tal on muskiga laps, et see oli 13, aga... räägitakse, et 10% Euraasia elanikkonnast on Genghis Khani järeltulijad, ühesõnaga, et siis võib-olla tal on veel natukene ruumi selle koha peal. Seal oli jah mingi Timur oli vist jah see. Nii, aga tõmbame siinkohal otsad kokku. Väga palju positiivseid stsenaariume ei jõudnudki siin välja töötada, aga midagi siiski, et head kaasamõtlemist kõigile. Stuudios olid Eesti Demograafia Keskuse teadur Mark Korfelder, Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ja saatejuhid Hanno Lindberg KPMGst ja mina olen Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele!